Nüüd ma tean, mis valesti on. Oot. Käpajälje see. Käpajälje seade peal. Käpajälje seade peab maha võtma. Nüüd on meil emadepäeva tellimused, mida me usinalt praegu teeme. Kennet tegeleb ühe joonistusega, mille üks isa saatis. Ta siis laps oli ilmselt joonistanud emast pildi ja siis mees saatis selle meile, et me selle ehtele graveeriks ja siis ta saab selle emadepäevaks anda. Kus siuke pilt? Selline joonistus. Nüüd Kennet tegeleb, et see saada õigesse formaati, et saaks graveerida. Ootan ka, et mu kaamera natuke oleks, sest see oli tühi ja meil üks käpajälg on siin valmis, millest on vaja veel fotoga ka pilt teha. Aga ma ei saa ennast seda teha, kui mul natuke kaameras akut. See käpajäljake on siin. Meil on vaja tunni aja sees maksimaalselt see viia sinna paki automaati, kus kõige hilisemalt need välja lähevad. Esimese portsu Kennet viis juba hommikupool ära. Me ärkasime kell 6 üles juba, et saada hommikul neid teha. Aga nüüd need viimased, see käpajälg ja siis see joonistus, mis on siis hõbehete peal, nendega läheb kauem ja nendega siis veel töötame. Viimase hetkeni, kui saab. Nuputasid välja või? See siis läheb meil graveerimisele. Puhastame ära. Tulid näitsutama. Tere. Ja tere, Apollo. Tere. Apollo, täna lähed Laki juurde. Laki juurde tahad minna. Apollo tahab minna Laki juurde. Istu ilusti siin. Istud. Istu. Koht. Vaatab sealt tagant. Ja Kennet viis ühe oma raamatuga tagasi, võttis uue raamatu endale ja nüüd siis tulime siia Liisa moetrenni järele, ootame, kuni tal trenn läbi saab. Siis me lähme majade juurde ja Kennet üritab saada lõkke põlema. Mis üritab? Saab ka? Kuna sa viimati tegid lõket ise? Aga see on käpas, ei unune. Välja see kell 8. Kell 8 peab seal olema. No 8:45 tähendab. Ehk siis umbes 8 ärkan selline 12 magama. Nii et oi, tore õhtu tuleb. Oi, täna oli matavõtrud. Kuidas läks? Ei, no tegelikult oli täitsa normaalne. Ma õppisin ka selleks 4 õhtut. Nii et oskasid? Ma andan oma luua nüüd. Lõke õnnestus. Jah. Jah. Tere, Apollo. Kus Laki on? Kus sa Laki jätsid? Täna on volbrüü, nii et Liisa riietus nõiaks.
ja hakkame nüüd šmaaru tegema. Kõigepealt on vaja sul kahte küpsist. Meie otsime digestiiviküpsised. Isa võtad mingi šokolaaditüki ja pane ja peale. Nii, ja kui sul on juba selline lõke nagu meil, siis ei ole enam väga midagi teha, kui aga lükkad vahukommi otsa ja hakkad praadima. Ega vaata, paljud teevad, et hoiavad kaua, aga kuna mulle meeldib selline kõrbend viis, siis mina panen otsa lõkkesse. Ega ma tean, et paljudele inimestele ei meeldi. Aga noh, nõiad ongi ju teistsugused. See sul läheb ise pole. Ma teengi alati sellised. Kõige oma maitse. Jah. Ja siis paned vahukommi niimoodi siia. Aitäh. Ja siis paned selle niimoodi. Ja siis see ongi juba valmis. Täitsa kõrvend seal vahel. Nõiasmoor. Ja selline näeb välja nõiasmoor. Meie rääkisime täna koolis nõiapäevast. Või noh, voolpillipäevast tähendab. Mis sa siis teada said? Et nõiapäev, või noh, voolpillipäev sai nime Püha Velburgi nimest. Fooliumi need mõned ka. Halb ise või? Ei, pead järgmine. Hakkad lihtsalt viskama või? Jah. Pärast lähen kõik kokku seal. Nii, no hakkab. Ja siis Laki. Laki, 3 ringi pidi tegema. Laki võis ära juba. Teine ring. Apollo kõige ees. Apollol on väike paus. Üks veel. Üks veel. Nuusutage. Väga hea.
aga muidu on väga hea. Paneme selle kuhugi süüa rahulikult. aga võtke teie ka ikka. Ja nii me oleme siin vahepeal üsna tegusad olnud. Käisime siin Jyskis ja väga niimoodi spontaanselt. Me leidsime täiusliku aiamööbli komplekti, mis meile sobis ja see oli nii hea hinnaga ka. Nii et väga spontaanselt me selle Jyskist ostsime ja nüüd Kennet hakkaski seda juba õues kokku panema. Jyskist leidsime siis veel terrassi vaibaga, nii et täna on selline natuke terrassi makeover. Sest et praegu ilmad on nii soojad ja kogu aeg tahaks hommikuti õues kohvi juua või isegi arvutiga õues tööd teha. Aga praegu siin uues kodus meil ei olnud siukest head aiamööbli komplekti. Siin olid ainult sellised kokku lahti käivad amamistoolid ja sellised lihtsamad toolid. Aga me ikkagi tahtsime selliste mõnusate patjadega selliseid lounge ala toole diivanit. Nüüd lähmegi vaatame, kuidas Kennetil seal õues läheb üksinda. Tere hommikust! Oi, sa oled ühe tooli juba saanud kokku. Jah, teist ei saa, sest see on natuke halvasti tehtud. Tere, Pollu! Pollule süüa. Pollule paneme klübineid. Mis seal on siis? Istu. Koht. Koht on seal. Lama. Apollo lamab. Okei. Siin ei ole.
15 minutit said üsna kiirelt läbi, sest et ilm mängib meile vingerpussi. Kui ma just rääkisin, et kõik päevad on nii soojad ja päikselselt, et tahaks kogu aeg õues kohvi juua, siis nüüd on lihtsalt iga päev sadanud ja me just hakkasime terrassi pesema, et siis see ka ära õlitada, aga just kui me selle siis ära pesime, siis ootamatult lubas ikkagi vihma jälle, nii et nüüd me peame ootama, kuni ilmad lähevad jälle kuivemaks, et saada terrass ära õlitada. Aga me mõtlesime, et me ikkagi kasutame seda pühapäevast vihmast ilma natuke ära, et lähme turu peale ja teeme juba esimese tiiru seal. Mul on veel päris mitmeid lilli vaja. Võib-olla ma kõiki täna ei osta, aga et juba mingid mõtteid koguda ja me tahame kindlasti maitsetaimi, nii et äkki vaatame neid natukene täna. Ma tegin listi endal telefonisse juba valmis. Me tahame kindlasti basiilikut, piparmünti, lehtsalatit, peterselli ja midagi oli minu meelest veel. Ühesõnaga, meil on asju, mida turu pealt valida. Hello! Nüüd me lähme siis teeme turu peal esimese tiiru. Vaatame, kas saame meile maitsetaime, sest meie kõik potid ja kastid ja muld, mille me ka oleme juba ära ostnud, kõik juba ootab. Täna on istutamise päev sellepärast, et päikest ei paista, et on siuke pilves ilm, et kui on liiga päiksine ilm, siis see taim ei taha juurduda. Aga me ei saa neid asju lihtsalt terrassile panna, sest et see peab seal kuivama ja siis me ei saa neid, nad siis peavad seal muru peal olema, aga tegelikult me saaksime istutada küll. Nii et äkki saame mingid lillekesi ka siis ikkagi juba turu pealt täna. See on minu esimene aasta niimoodi aiandusega enda aias tegeleda, sest et nooremana mind väga see kõik aiavärk ei ole huvitanud. See on jälle siuke suureks saamise uus asi, mis nüüd jälle on meeldima hakanud. Aga Kärt on seda ikkagi pidanud natuke rohkem tegema minust. Kärt teab natuke rohkem praegu asju, siis ta õpetab mind ka ja siis lähen mina ka targemaks. Me saime oma turutiiru tehtud ja saime päris mõnusa kastitäie saadusi, erinevaid maitsetaimi ja nendele lisaks, mis ma listis olid, Kärt leidis veel jalapeno. Kuule, Apollo, tule eest, mida ta nüüd proovib siis kasvatada. Siis Käärtele meeldib igasugustesse toitudesse panna endale seda jalapeniot ja... Kärt, mis see kastme nimi on, mida sa sööd kogu aeg? Mis see kastme nimi on, mida sa sööd kogu aeg? Kogu aeg, jah. Jah, no mida sa paned sinna? Milline? No see, mida sa ostad, see roheline. Tabasco. Jah, Tabasco. Kärt on Tabasco hull ja ta paneb seda iga toidu sisse. See on ka jalapenoga vist ju. See roheline küll. Jah, ja nüüd meil on siis enda jalapeno taim ka. See on meie saak. Suur, mõnus, siuke kastitäis rohelist. Meil on siin piparmünti, meil on tilli, meil on petersell, meil on basiilik, siis on sellised väiksed armsad.
ma ei saa seda siit kätte. Sellised armsad salatikesed, mis me peamegi ära istutama kiiresti, sest ta on nii selle väikse pallikesega siin. Ja siis on meil see jalapeno siin. Nii et väga palju, rosmariin on ka kusagil veel. Seda siin ääres. Nii et kõik lõhnab siin väga hästi ja sellega me hakkame, kuulepõla, see ei ole sulle. Sellega me hakkame nüüd siin tegelema kohe. Ma näitan meie liilekesi ka, mis ma valisin. Meil on 2 kotitäit ehk siis kokku 6 taime, selliseid väikseid. Ma üritan ühe välja saada. Sellised väiksema õielised petuuniad. Meil on see hästi suur petuunia ampel ka, mis on suurte õitega, aga seal turu peal olid nii armsad, mis olid väikeste õitega, nii et ma mõtlesin, et meie suurtesse pottidesse, mis on siis terrassi peale lähevad, nende sisse mõlemasse võiksid tulla need. Nii et 6 taime on meil seda. Ja siis ühed valged taimed, mille nime ma isegi ei tea. Et sellised valged lillekesed meil on veel, ma kohe näitan. Need ka ma panen äkki keskmistesse pottidesse, sest väikses on lavendel. Ja siis, tegelikult me käisime üks päev veel Bauhofis, tõime meile salveid. Ma üldse ei läinud selle plaaniga sinna. Me käisime niisama Bauhofis ringi ja siis seal olid nii ilusad salvei taimed, mis mulle nii meeldisid. Ja neid massime ka 2 tükki. Ühe valge, ühe lilla. See valge lilla teema siis meil praegu on, kuna meil see terrassi see sein on kollast värvi, siis ma ei tahtnud väga kirjuks nende taimedega minna, et siis jääb valge ja lilla põhiliselt. Tere, sa ei ole pildis eriti. Räägi siis oma leiutisest. Potid ja vara siia. Just täpselt sobivad 2 tükki mõlema poole. Ja siin. Loodud siia. Ja teisel pool on praegu see lill, kuhu me ka paneme maitsetaimed, sest et alguses oligi, et ma tahtsin siia peale panna, aga see vahe on nii lai, et sinna ei mahtunud. Siis ma mõtlesin, et me ei saagi panna, aga siis kenelt juhuslikult avastas, et seal keskel on see peenikese pulk ja sinna saab. Nii et nüüd meil siia tulevadki siis maitsetaimed ja teisele poole ka siis. Ja siia saab ühe panna, nagu kenelt ütles. Sellised oma 2 väga toredat salveid ja minu meelest nende punutud korvide sees nad näevad eriti kuidagi sobivad ja väga tore. Meie esimene aia aasta läheb väga edukalt. Soomes, kui me olime teisel korrusel korteris, siis meil oli ka ikka väike rituala, aga seal meil oli ka maitsetaimi, aga saime just tellimuse 117 €. Saime üks teha käpajälje ka tegelikult enne poes, nii et ma pean hakkama pärast käpajälge disainima veel. Aga mis ma tahtsin öelda, et meil oli Soomes ka rõdu peal maitsetaimi. Nii et ikkagi natuke mul seda aiapisikut juba paar aastat on olnud. Aga rõdu peal teisel korrusel ma ei julgenud neid üldse väga kasta, sest kohe kui natuke läks liiga palju, siis ta hakkas ju naabritel alla tilkuma, nii et sellega see jäi üsna lühikeseks, aga seal korteris me ei olnud ka isegi ei olnud aastat. Nii et, aga nüüd meil on päris oma kodu, mida me saame disainida ja teha päris ükskõik, kuidas me ise tahame. Nii et siis me saame natukene loovamad olla ja suuremalt siin asju ette võtta. Aga mul ei ole midagi rohkem öelda. Mõtlen nende kastide peale. Äkki saab siia üles ka midagi panna ikka. Kenelt on väga hea leiutaja, nii et ta mõtleb igasuguseid asju välja. Ma olen nagu Lotte. Jah. Hakkame nüüd istutama lõpuks. Ma olen juba väga elevil.
ma leidsin juhuslikult kapist täna, vaid paar päeva tagasi sellise jaki ja vaadake, see on Centennial Jaguars. Mul oli täiesti meelest läinud, et mul see jakk on ja miks see on mul eriline, sellepärast, et Centennial Jaguars oli mu USA keskkooli maskott ja nüüd mul on natuke nostalgiline tunne, aga ma seda kannan, sest see meenutab mulle mu vahetusaastat. Palju, Julia! I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. I was so stuck. Ta pani oma tennisepalli mulle siia potti. Colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Kätte on jõudnud esmaspäev. Meil selle terrassi õlitamisega üldse ikka ei vea, sest kogu aeg tuleb mingeid vihmasutsakaid ja me ei saa hakata õlitama. Aga täna nüüd esmaspäeval siis õhtupoole lubas natuke siuksed kuivemat ilma ja homme siis ka üsna päikselist, et see saaks kuivada, et saaks äkki täna õhtul ära teha. Aga nüüd ikkagi kuskilt ootamatult näitab mingit pilve jälle täna õhtuks ka. Aga me vaatame, äkki ikkagi saaks täna ära teha. Nii et siis me eile pühapäeva õhtul kell 8 peale oma aiatöid tegime veel endal pakid ära, et need saaks kohe esmaspäeva hommikul panna teele, kui me täna siin päeval oleme rohkem oma aialainel. Aga käpajälgedega ikkagi läheb nii kaua, et neid me ei jõudnud. Nii et käed praegu uuesti trimmerdab ja ma tulin neid käpajälgesid tegema. Mul on 5 tükki vaja teha ja 2 neist on peaaegu valmis. Nii et 3 tükki veel. Ma näitan meie tänaseid käppasid. Meil on sellise koerakäppake. Siis on selline. Siis on selline, mis on tegelikult üsna kaugelt tehtud. Siis on selline, mis on täitsa tindiga tehtud jäljend. Ja siis on see. Ja selliseid tegelikult on kõige parem teha, sest et see pilt on tehtud hästi otse ja siin ei ole ka neid karvasid kuskil nendel padjakestel ees, et siis ma saan väga täpselt neid jäljendid võtta. Aga osadel, vaatame, kus meil näiteks see on natuke rohkem külje pealt tehtud ja see on siin siis siukse nurga all, millega läheb pisut kauem aega, et ma saaks selle ilusti disainida. Ja näiteks sellel ka on hästi palju siin neid karvasid ikkagi ees nendel käpapattidel. Nii et siis ma pean võtma need, mis siin on nähtaval ja tegema kõigepealt nende jooned ära. Ja siis ma saan vaadata, et kuidas ta loomulikult sealt läheks selle karvatüti tagant. Mis on ka ikkagi väga tehtav, aga lihtsalt läheb pisut kauem aega.
myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Meie aiaprojekt on lõpuks saanud lõpu. Me saime terrassi pestud, õlitatud, kõik mööbel on kokku pandud, lilled on istutatud, maitsetaimed, kõik on paigas ja lõpuks saame siis nautida seda hommikukohvi siin, mis meie algne plaan ja soov oli. Ja kuigi mõndasid lillekesi ja taimi on veel ikka vaja ja võib-olla jooksvalt ma midagi tahan veel juurde, siis ma olen lõpptulemusega väga rahul. Meil sai nüüd väga ilusaks siin kõik ja isegi sellise päiksevarju saime endale siia juurde, mis on eriti Kenartile kõige parem, sest et ta ei taha päikse käes olla ja siis ta saab teha... Ma ei näe ekraani. Sul on see probleem. Tal hakkab palav ka. Ta ei taha olla päikse käes. Ta on vampiir. Nii et nüüd ta istubki seal varjus. Ja mina olen siin rohkem päikselise poole käes. Las ma siis näitan ka meie lõpptulemust. Apollo, tule eest. Apollo, mine sinna poole. Mine sinna poole. Mine. Selle lill on meil ikka veel siin viimata. Selle me peame kuskil ära viima. Nüüd on kunstlilled, mis meil olid Soomes, aga enam neid ei ole vaja. Nüüd saame päris lilli panna. Siin on meie maitsetaimekastid ja teisel pool siis ka üks. Ja selline näeb meie terrassike siis praegu välja. Mõlemale poolele ma panin siis 3 potti, kus on meil petuunia, lavendel ja üks valge lill, mida ma pidin väga palju kärpima, nii et sellel hetkel ei olegi õis. Ja siin poolel siis samamoodi, siin on see petuunia eriti siukseks lopsakaks ilusaks läinud, aga siia mul ei olegi veel ostatud, et need 2 on põhilist, mis on vaja veel juurde osta. Siis on siin meil see suur valge petuunia ampel. Ja siin nurgas on meie salveid, kohe 4 tükki. Ostsin veel juurde sellised helelillad ka. Siin on veel üks pott, kus on siuke miks lobeeliatest ja petuuniatest. Siis siin kõrval on see lilla kellukas, mis sai nüüd küll natukene kahjustada, sest ta ikkagi ei tahtnud päris siukest täispäikest. Nii et nüüd ta on siin varjus ja ta on natuke rohkem ellu jälle tulnud. Koko kõnnib seal. Ja Kenart teeb tööd. Arvan, et siinkohal ongi õige aeg panna punkt sellele vlogile. Päike tuli lõpuks välja. Saame oma kohvi nüüd õues nautida ja tööd teha, nagu me soovisime. Vaatame, kui paljuks seda ilusat ilma siis on. Mina kavatsen oma raamatut natuke lugeda nüüd hommikul. Täna lähme me ka mu õe korvpallivõistlusi vaatama ja siis saamegi arvutiga siin õues tööd teha. Ma pean hakkama käpajälgesid disainima, sest et need on meil praegu ikkagi kõige populaarsemad ehteid ja need kogu aeg tuleb juurde. Ja nende disainimisega ikka läheb natuke aega, nii et siis on mulle jälle tegemist. Ja järgmisel nädalal jõuavad ka meie esimesed päris sügav kulvatud hõbedapea lehted.
mille pärast me oleme väga elevil, sest meie partner on mitu kuud nüüd nendega juba tegelenud, need on olnud tootmises ja me oleme neid nii ootanud. Aga jah, nüüd järgmisel nädalal need lõpuks jõuavad ja meie esimesed siis päris paksu kullakihiga ehted jõuavad kohale. Nii et väga palju põnevat on ees. Ma arvan, et ongi kõik ja näeme juba järgmises vlogis. Tšau, tšau! Kas sa ütled ka tšau või? Tšau, tšau! Hola! Kas sa ütled ka tšau, tšau? Kas sa ütled tšau, tšau? Kas sa tahad minna Loki juurde või? Tahad minna täna Loki juurde jälle? Loki juurde mängima. Anna käppa. Joo.